Vesti. Tegutsen siis nüüd siin Fontasias psühholoogina, vaimse tervise nõustajana. Tööalaselt on mul veel teisi rolle mujal. Olen ka karjäärinõustaja ja joogaõpetaja ja toitumisnõustaja. Et need eri aspektid tulevad nagu minu jaoks kõik kokku. Ma teen tegelikult kõikides rollides seda sama asja. Mis puudutab nõustamist ja seda, kuidas ma tööd teen, siis ma mõtlesin, et tegelikult miks ma seda teen. Neid tegevusi siis, mis seda ühendab, on ikkagi seesama, et toetada inimest sellel teel, et ta saaks oma potentsiaali rakendada, realiseerida. Ja selle kohta võiks ju küsida, mis see siis on, et kõlab nagu mõnes mõttes natuke võib-olla suurelt ja võib-olla üldiselt, aga minu jaoks on see hästi konkreetne, et see, et miks ma üldse siin maailmas olen. Ja see muidugi igaühele enda vastata, aga psühholoogina, nõustajana saan ma seal olla kõrval mingit aega sellel teel inimese kõrval, otsida koos viise ja vahendeid, kuidas siis kas eeltingimusi luua, see vajalik tasakaal võib-olla leida ja sealt minna edasi. Või siis tõesti vaadata, et mida on veel vaja nagu oma ellu lisada, et saaks olla endaga veel enam kooskõlas. Usun sellesse, et heaolu aluseks on tasakaalu leidmine ja hoidmine ja see on selline protsess, millega tegelikult tuleks igapäevaselt tegeleda, vahel teadlikult, vahel mitteteadlikult. Ütleme, see on igapäevane protsess ja see on heaolu aluseks. Seda saab ka siis hoida ja heaolu saab suurendada selle läbi. Me rääkisime sellest, et selline tasakaal ja selle igapäevane hoidmine on hästi oluline heaolu alus ja nõustamisele võib tulla siis, kui on vaja seda tasakaalu uuesti leida, toetada, kui näiteks inimesel on ärevussümptomid, on muretsemist palju, kui ta märkab endast läbipõlemise märke või on see kahtlus, võib tulla arutama või kui on väga suur pingetöö, ülekoormus ja vastutus teevad muret, sellised teemad. Ja samas võib tulla ka siis, kui on vaja seda tasakaalu hoida, kui on juba inimesel teadlikkust, et ta märkab piisavalt vara, et oleks midagi enda toetamiseks veel teha. Siin me saame rääkida näiteks stressiga toimetulekust, ka läbipõlemise ennetamisest ja saab kaasata ka ilusti teadveloleku, kohaloleku praktikaid, kõike seda, mida saab nagu enda toetuseks teha. Ma usun seda, et igas inimeses ka raskemate olukordade puhul on need vastused olemas, ka alati neid ise ei leia üles või vahel me unustame ka selle ära ja siis saab nagu kellegagi koos need jälle asjad meelde tuletada või üles leida.